No, say something. 1, 2. Knock, knock. Okay, I'm talking to you normally. Talk to each other. Hello, each other. Hi each other. How is it? How do you do? I do very good. No. How do you do? Mis asi see oli? I enjoy. Captain. I enjoy. Think you should. I mean, I really think you should. Tere head sõbrad, mina olen Joy ja see on Alice ja tervitame teid Vape Lounge'ist. Tänases saates räägime kahest täiesti uuest moodist, milleks on E-Leaf Pico 25 ja iJoy Captain. Ja lisaks sellele toome iga nädal teieni nüüd näpunäited, mis siis aitavad teil kas raha säästa või on muud moodi kasulikud veiperitele. Kui me räägime E-Leaf Pico 25-st, siis meie jaoks kõige suuremaks plussiks oleks koilid, mis on siis DFV8-ga suht võrdväärilised. Tänu sellele on maitse hea ja aur on ka mõnusalt paks. Teine lahe asi, millega E-Leaf pani suht äppi on see, et nüüd võttes arvesse TPD uusi seadusi, tuleb ta tegelikult lapselukku ja 2-millise tängiga. Aga E-Leaf on pannud kaasa 4-millise klaasi, nii et põhimõtteliselt kohe pärast soetamist saad klaasi ära vahetada, on sul väga vinge 4-milline tänk põhimõtteliselt DFV8 koiliga. Disaini poolest ka väga lahedad, väga teistsugused, paistavad silma, sobivad nii naistele, punane näiteks, või ka meestele roheline ja sinine. Meie jaoks on suureks plussiks see, et tal on sisse ehitatud 2-amprine laadija ja see tähendab siis seda, et USB kaudu on teda võimalik suhteliselt kiiresti täis laadida. Negatiivseteks külgedeks võib lugeda selle, et arvestades selle koili võimsust on ta ühe akuga mood, mis tähendab seda, et see aku saab suhteliselt kiirelt tühjaks, aga keda see ei häiri, siis lahenduseks on kindlasti see, et alati varuaku kaasas või teine asi, uuesti see 2-amprine laadija, mis tegelikult laeb ta ükskõik missuguse laptopi või seinakontaktidega suhteliselt kiiresti täis. Ja teiseks miinuseks nagu selliste suure koiliga tänkide puhul ikka on see, et täitmise ajaks võiks keerata õhuavad kinni, sest et vastasel juhul ta võib hakata natukene lekkima. Vaatame siis Pico 25-ga natukene lähemalt. Karbi sisust ma pikemalt väga ei räägi. Tal on kaasas, nagu öeldud, 4-milline tänk, saab ära vahetada klaasi ja siis see tavaline kola, nagu neil on juhtmed, on varukoil ja tegelikult ka 2 erinevat triptipi ja tihendid. Mood iseenesest on suhteliselt lahe, et see tänk on väike, aga koil on tal sees üsna suur, nagu öeldud. Täitmine on lihtne, seda muideks võib ka pidada lapselukuks tegelikult. Koili vahetamine on nagu ta ikka põhi alt ära, koil sisse ja olemas. Mood ise on disainilt väga kihvt, nagu Alice ennem ütles, natukene kaasaegsem kui on vanem Pico. Displayga on nad seekord saanud natuke paremini hakkama, numbrid on ilusad suured, selgelt näha. Infot saad vahetada, kas sa tahad näha ampreid, tahad näha buff counti, lisaks on näha nagu ikka ohmid, voldid ja siis vatid. Nagu ka eelmise Picoga käib aku sellise pisikese kaane all, mis on minu meelest väga mugav ja tegelikult annab see ka disainile pisut juurde. Siin on ka plusspõhja märgitud ilusti, et sa tead, kuidas aku sinna panna. Kokkuvõtteks võib siis öelda, et TPD valguses on ta väga asjalik, väga käepärane ja taskukohane mood. Selle nädala näpunäide oleks see, et koos uue Pico 25-ga tulid ka uued koilid, mis muideks sobivad väga hästi DFV8 tänkidesse ja need on kõvasti odavamad ja kvaliteet on julgelt täpselt sama nagu DFV8 koilidel. Seega. Alice on nüüd asendunud rahulikuga ja võtame koos ette täiesti tegelikult ikka verivärske uue iJoy Captaini, mis mulle tundub hetkeseisu järgi vähemasti, et lööb minikini küll nagu turult üsna pikale. Me oleme paljudele oma sõppedele rääkinud sellest, et ootame juba pikemat aega, millal keegi tuleb välja moodiga, mis suudab minikinile reaalselt vastu seista ja on väga nagu tõenäoline, et see on Captain. Uued akud 20700. Mahutavuse poolest jäävad nagu täitsa sinna. Mahutavuse poolest mitte midagi üllatavat, 3000 mahhi, täiesti tavaline tänapäeval. Aga amprid, 40 continuous, 85 pulss. See on see, mis annab sellele masinale võimaluse lüüa
tavalises watt mode'is 0,05 ohmiga coil'e. Ja lisaks sellele on tegelikult niisugune üsna unikaalne lähenemine iJoy'l selles mõttes, et ma ei teagi, kas tegelikult on olemas mood teisi maailmas, mis pakuvad nii palju erinevaid värvivalikuid. Sellel konkreetsel mudelil on 51 erinevat värvi, nii et ma ei kujuta ette, kui keegi endale meeldivat värvi ei leia, siis peab midagi väga nagu katki olema. Lisaks sellele nad on ise välja kirjutanud, et 30 millimeetrise tängi saab sellele peale keerata. Küll aga proovisime 30-sse jääb tegelikult ruumi ülegi, nii et rahulikult 32 millimeetrised võrrikolbid või sinna otsa kruvida omale ja rahulikult veipida, et igavesti äge meie meelest. Ja samamoodi vaatame lähemalt siis ka iJoy Captainit. Igavesti ilus mood. Tal on kaasas, muidugi karpides on siis 20700 akud, nagu öeldud, see on niisugune uus standard, mida on hakatud looma. On kaasas ka akutasku 18650 akudele, nii et saab kasutada ka pisemate akudega. Lisaks, nagu öeldud, akukarbid, laadija ja mingi hunnik paberinodi. Mood ise on kena, natuke niisuguse karbonkattega, tundub käes raske ja niisugune päris mõnus, nupp on suur, ükskõik mis olekus saad sellele ilusti pihta. Samamoodi ekraanil numbrid suured, kõik info on näha, kõik info on muudetav, mida sa oma ekraanilt näha tahad. On ka USB pesa ja taga ilusasti see Captaini logo. Väga mõnus kompaktne mood, samas väga võimekas. See mood ei ole kuigi kaua meie käes olnud ja ütleme, et päevase kasutuskogemuse põhjal nagu ei julge rohkem nagu midagi talle lisada. Ja hetkel kõik need asjad, mis on nagu lubatud ja mida me testinud oleme, on siin nagu olemas, küll aga me tahame näha, kas ta ka reaalselt, ütleme, Minikin V2-st paremini akusi hoiab nii-öelda või akupidavust nagu parandab. Seda saame näha ja kindlasti teeme sellest moodist veel, ma arvan, nädala-paari pärast uue saate ja saame natuke detailsemalt rääkida, mis ta täpsemalt endast kujutab ja kas kõik välja reklaamitud on ka vastab ka tõele. Tuletame kõigile meelde, et oma eelmises saates me launchisime giveaway, kus anname ära 100 eurot Stride moodi ja Joytechi või sammulugeja MP3 mängija. Räägivad, et on mood ka, kurat seda teab. Selle jaoks minge, panen saate lõppu, panen video lingi, minge vaadake, see on ilmselt kuskil siin jälle. Saate vaadata, kuidas täpsemalt giveaways osaleda ja veel kord rõhutan, et meie kanal ei ole veel nii palju populaarne. Share'ijaid, like'ijaid on vähe ja võiduvõimalused on reaalselt suured ja 3 inimest saavad endale ka auhinna. Aga suured tänud meid vaatamast, külastage me Facebooki lehte kindlasti, subscribe'ige YouTube'is ja näeme järgmises saates. Tšau, pakaa!